Me ostsime maja. Siin ta on, meie väike majake, millega me oleme juba tutvust teinud tervelt aasta aega. Ta asub siinsamas Ahjal, kus me elame. See on meie ridakast umbes maksimum 300 meetri kaugusel, umbes 250 isegi. Et siit samas põhimõtteliselt ja selline meie väike majak. Kutsuda hindaja ja ajada asju ja nüüd selle aasta mais, 13 mai, meie saime selle maja endale, täitsa endale. Ja see on nii äge, et meil on see võimalus omada ridakat ja maja korraga, et nagu meil on mõlemad asjad nüüd, et me ei pea siia tulema nagu elama kohe. See maja on ikkagi elamiskõlbmatu, nagu te näete, siin oli veeuputus, turud läksid katki, siin oli WC ja siis Toni sõber, tollel ajal oli see tema maja ja siis ta võttis kõik laiali. Ja et päästa sellest, et ta siis nagu hallitama ei läheks ja ei tekiks mingeid probleeme siin nendele valkidele. Ühesõnaga, siin ei saa elada, see on vana kõik, nagu te näete, see on katki kõik. Aga teeme selle korda, tasa ja targu, vaikselt sõuame, kaugele jõuame, et nagu ma ei muretse selle pärast, et ma nüüd ei saa siia kohe elama tulla. Nagu te näete, siin on ikkagi kola on hästi palju, vana mööblit on hästi palju, mida ära viia nagu ja millega meil läheb ikka väga kaua aega. Siin on riideid, mis annavad sellist aroomi siia majasse juurde. No teate küll, vana maja ja vanad riided, et mõnes mõttes on, mina juba vist harjunud, sest ma nii väga ei tunnegi enam seda, aga alati, kui keegi siia sisse tuleb, seda mõtled, nagu esimese asja tunnevad seda lõhna vaata. No te kujutate, ilmselt igaüks umbes teab, mis lõhna ma mõtlen. Et jah, vaatasin seda kappi, selle kapi ilmselt jätame alles, seepärast, et see tundub väga korralik, et ei ole nagu katki, ta ei ole nagu mäda mitte midagi. Ja sellest annab väga vinge kapi teha või vaata nagu 3 osast koosneb, et need saab jaotada igale poole. Siin on räigelt raamatuid, siin on räigelt vanaegseid asju. Andke mulle ideid, kuidas ma nendest asjadest niimoodi lahti saan, et ma ei peaks neid asju ära viskama, sest kindlasti on siin ka väärtuslikku kraami, ala vanad telefonid, mingid kogujad on. Et ma ei tea, ma mõtlesin teha mingisuguse nii-öelda
panen Instagrami mingisuguse kuulutuse või midagi, et tulge siia, vaadake endale, võtke mingid asjad kaasa. vaata näiteks see on täitsa korralik ilmselt, seda saab kasutada, see on see mahla tegemisvärk, noh. Selline lugu siis on nüüd meil käsil. Meil on oma maja, meil on suur aed, ma kohe lähen näitan täpsemalt ka kõike, mis on. Kui maantee pealt tulla, siis näeb maja täpselt selline välja. Siin on siis meie piir, hakkab siit, kuni siis sinnani, ehk siis sinna majani. Need me istutasime juba ise. See on mul üks kingitus, sõbrannad jälle kinkis, teise ostsin ise juurde, istutasime ära. Nii, siin on siis sellised taimed, puud, põõsad. Siin on mul poiengid, kõik on vanad taimed olen alles jätnud, just sellised, mis nagu kõlbavad veel. Siin kasvab üksik vaarikas, ilusti kasvab. Nii, lähme siis edasi, tavaliselt hoiame autosid siin. Siin on garaaž, mis me ilmselt lammutame ära ja teeme uue asemele. Siin on kaev, täitsa töötab. Ma olen nii õnnelik, kui ma sain siia vee sisse niimoodi, et seal on pump, siia paned pistikusse, siis tuleb vett välja, on ju. See on hea, et majal endal on põlvaveega ka olemas ikkagi liitumine, või noh, et siia tuleb vesi sisse. Lihtsalt kuna seal oli see õnnetus vetsu juures, siis vesi pandi kinni ja me ei ole praegu käima pannud, sest meil on kaev olemas ja joogivett meil ei ole vaja. Meil on vaja lihtsalt lilli ja taimikaste. Nii, siin on meil istumisosa tehtud ja see on siis saunaruum, saunamaja nagu ja seal taga on veel laut. Siin siis on see majake. Nii, elekter on kõik olemas, elekter on sees. Ma lähen siis siit näitan praegu. Siin on sauna mingi kõrvalruum, siin all on kelder, siin me hoiame siis mingeid asju. Siin on siis saunaruum, me näete seda. Siin on ka kola palju. Sauna me pole korda teinud, aga noh, ega sellel midagi nii suurt viga ei ole. Siin värvida, kõpitseda natukene, uus aken võib-olla panna ja lava teha, siis juba saab siin saunas ka käia. See on puukuur. Siin ees on mingi heinaküün ilmselt ja taga on siis puukuur. Siin on laut, siin olid kunagi üks lehm ja kanad. Seal olid ilmselt kanad ja seal oli siis lehmake. Nii, lähme siit edasi siit tahapoole. Siia jääb selline osa. Seal aedikus ilmselt olid kanad. Ja siit on terve maapõld, läheb sinna taha, kus on see põõsas. Sinna kaugele läheb välja, et nagu maad on korralikult. Meil ei ole nagu midagi tehagi nii suure maaga. Ja mul on isegi kasvuhoone, mida ma saan kasutada. Ust küll pole, et meil on tekk sinna ette pandud, aga kasutada saab. Nii keerame ümber, siit näed maja. Nii, lähme ringiga siit siis tagasi. Seal on juba naabrite osa. Nii, siin on käesed, noorake vaasjaks ei ole siin kõrvetada. Siin taga on vaadikad kasvavad. Ma ei tea, kas teid huvitab, ma lihtsalt näitan oma taimi asju ka, sest ma olen nii excited. Mul on nii palju taimi nüüd siin. Siin on pooled asjad me ikkagi eemaldame siit ära. Issand, täna õhtuga või ööga on nii palju neid vahtraõisikuid või asju kukkunud alla. Meil on veel mingi selline asi, see on ilmselt mingi suitsuahi või midagi. Muidugi väga vanasid enam kasutada ei saa, see läheb ka ära siit ilmselt. Suured toomingad on 2 tükki, üks on siin, teine on seal. Nii, siin on vana mingit puitmaterjali, mis väga ei kõlba kasutada. Appi, nagu lumi oleks maas, siin on nii palju tulnud järsku. Nii, siin on vanaraud, milles ma tahaksin nii väga lahti saada, aga
me ei ole saanud ära vedada, sest Vanaraua need kogumiskohad on lahti ainult nädala sees, aga Toni on töönädala sees. Siin on väike punasõstar vist alles jäänud. Lastel olen ma ka mängukoha juba siin teinud. Et mul on natuke kahju, et ma ei filminud juba alguses, kui ma siin ei olnud mitte midagi veel teinud. Ma võin siia vahele panna pildid, mis ma tegin eelmine suvi ja missugune räme põõsas ja väga hull oli siin. Eile ma võtsin neid puid maha, ma võin panna siia klippi sellest, kuidas ma siin mootorsaega lasin neid maha. Seda suurt ma ei julgenud lasta, sest ta on otse ülesse ja ma ei teadnud, kuhu ta kukub. Ma ei ole nii professionaal veel, ma selle jätsin alles, et Toni täna tuleb, laseb ilmselt maha. Ja me võtame veel need õunapud ka maha. Selle ilmselt praegu jätame, sellepärast, et siin on laste kiigud peal ja meil ei ole praegu neile mänguväljakut. Et jah, nii, siin on minu iluaed, ehk siis minu peenar. Noh, poolelisti minu, selles suhtes, need on vanava istutatud kõik, et nad kasvavad nagu ilusti siin veel edasi. Ja need tagetesed on siis minu istutatud, mu ema andis mulle need. Siin kasvavad nii palju pojenge, see on mingi teine sort pojenge, vaatage ilusad need suured nupud juba otsas on ja praegu on alles maikuu. Siin kõrval on siis võrdluseks tavaline pojeng, noh seal muidugi on veel väiksemaid. Tulbid ja nartsisse on palju. Nartsissidega naljakas lugu. Need väiksed nartsissid, mis ma just näitasin, need kasvasid kõik siin aias lihtsalt tavalise muru sees. Ja muidugi kaevasin neid tibulaid välja, et siis istutada kõik ühte kohta. Ja nüüd ma istutasin nad siia, nad küll nüüd kuivasid ära, aga ilmselt järgmine aasta nad lähevad ikka ilusti kasvama ja võib-olla isegi mõni juba õitseb siis. Et siin on veel hästi palju nartsisse. Oi, minu nartsissid on siin ka läinud õitsema lõpuks. Ma nii kaua otsin, et nad läheksid. Eile nad olid alles kinni ja nüüd need kaks on ikkagi lahti tulnud. Näete, sellised. Nii äge, siin ongi suur puhmas neid. Kunagi pean ümber istutama ilmselt, aga ma praegu ei raatsi. Ma istutanud siis, kui nad on ära õitsenud. Et võib-olla isegi sügisel, ma ei tea, kuidas hea on nagu nendele. Nii, siin on siis veel õunapuid, et neid on hästi palju. Siin on jälle üksikud ära eksinud vaarikad, need ma ei raatsinud ära niita. Ja jah, ega väga ei olegi. Ja oleme juba siin maja ees tagasi. Siin on veel mõned sellised puud, mis tuleks ära võtta. Siin on veel selliseid kreegipuid. Et kõike päris alles ei jätta, neid on liiga palju, tuleb selline nagu liiga, ei ole ilusat puhast muljet, kui siin on nii palju neid selliseid põõsaid ja raske on hooldada. See läheb ka ära siit kahjuks, siit juba läks, näed, siin on hunnik, seal on hunnik, kõrvalt läks ära üks õunapuu. Et ja, kurb on see, et siin on sammal, pluss siin on naat ja siin ei ole muru üldse. Et me peaks lihtsalt muruseemet ostma ja siia panema siis. Nii, siit küljelt näeb see maja selline välja. Majal endal on, ma kohe ütlen, mitu tuba. All on köök pluss 3 tuba ja üleval on 2 tuba pluss 1 läbikäidav tuba. Ehk siis ka 3 tuba, aga 1 on läbikäidav. Ehk siis tube on palju, ruutmeetreid on 120 umbes. Et ruumi on palju ja alumisel korruselt ilmselt me võtame enamus seinad maha, et teha siis veel rohkem ruumi juurde ja avaramaks selle osa, aga nagu eks me vaatame, mis selle majaga üldse teha saab, kas me saame seda nagu restaureerida või me peame selle ära lammutama ja uue tegema, sest et me ei ole põhjalikult veel suutnud vundamenti asju vaadata, nagu ta tundub, et ta ei ole väga heas seisus, aga seda ei saa täielikult öelda, kuna seinu me pole nagu lahti kiskunud, et näha palke,
millised need palgid seal siis on. Et jah, loodame, et on korralik, et me saaksime ikkagi hakata seda restaureerima niimoodi, et me ei pea nagu nii palju raha siia alla panema, on ju, kes ikka tahab raha raistada nii palju. Ja jah, meie unistus täitus, meil on maja, meil on suur aed, me saame seda veel laiendada sinna taha lõppu välja, kui tahame. Ja mul on lihtsalt nii suur rõõm siin olla, nagu ma olen kogu aeg unistanud sellest. Ja kui ma hakkasin aprillikuus siin käima, enne kui me selle maja täitsa ametlikult endale saime, ma võisin siin juba toimetada. Ma küll ei hakanud siia nagu midagi panustama, nii nagu just nagu rahaliselt, vaid ma pigem tegin siin lihtsalt korda, riisusin ja niimoodi. Et ma võingi panna siin mingi muusika taustal, näitan teile pilte, milline oli siin enne ja milline, te näete, on milline nüüd. Issa, ma ei oska rääkida enam. Ja, ma olen siin nagu nii palju asju juba ilusamaks teinud, ala mingi selline asi on ju, siia on need amplid pannud, noh muidugi seda ma ei taha siia jätta, ma tahan samasugust ühte veel osta, selle sain kingituseks. Et jah, üks plaan on meil selle kohaga veel, siia tahame teha sellist sellist varjualust nagu, et tänavakivid tulevad umbes siia nii ja siia tuleb siis postide peal katus. Ilmselt paneme mingi läbipaistva pleksi siia ja siis tahan siia postide vahele panna mingi kardinaid, ilusaid, lendlevaid. Ma ei suuda lihtsalt, ma saan kõik oma unistused teoks teha nüüd. See on uskumatu. Ja tahtsin seda ka veel öelda, et kui ma siia tulin ja ma hakkasin siin riisuma, ma hakkasin siin toimetama, rohima, mis iganes, siis mul lihtsalt hing puhkas. Kõik mu igapäevased probleemid olid unustatud sekundiga. Ma tulin siia, ma nautisin seda, mis ma siin teen. Nagu, see on nii mulle, see aja elu ja kõik see nagu, ma lihtsalt tahan seda elu. See on minu jaoks. Minu jaoks ei ole näiteks see, et ma tahan linnas elada rahulikult või ilma, et mul oleks mingi muresid ala, et ma pean minema niitma või midagi sellist. Ma tahangi sellist elu, mulle meeldib siin, mulle meeldib toimetada oma ette, tegutseda, nautida seda loodust, seda värsket õhku, linnulaulu. Ma ei suuda lihtsalt, ma olen nii rõõmus, kui ma olen siin. See on lihtsalt nii hea olla. Ma olen mega õnnelik lihtsalt, ma ei suuda, ma räägin, ma ei suuda rõõmustada, ma olen nii õnnelik. Selline ta siis on, meie majake, vana ja väeti, aga samas ta on meile arvas juba praegu, kuigi me oleme siin nii vähest aega olnud. Lapsed naudivad, meie naudime ja me teeme sellest endale tulevikus väga ilusa ja armsa kodu kindlasti. Aitäh, et vaatasite, loodan teile meeldis väike majatuur. Kui teile meeldis see video, võite ka jälgima hakata, sest et maja contenti tuleb kindlasti veel. Ma hakkan näitama ka teile kõiki asju, mis me siin hakkame tegema, aeda ehitama või remontima maja, on ju, et kui teid huvitab see, siis kindlasti subscribe, sest et siis tuleb teade, kui ma panen uue video sellest majast või ükskõik millest siis on ju. Ja aitäh, et olete, aitäh, et vaatate. Mul on praegu südames lihtsalt nii palju rõõmu ja armastust ja mul on nii hea veel. Aga okei, näeme järgmises videos. Tšau!